Hingamine on tegelikult loomulik tegevus, aga ka torupilli mängus on vaja seda natuke forsseerida, et see õhk kõige alguse vaja terve tuulekott ju täis puhuda. Ja siis peab olema mingi tugi või mingisugune selline suurem õhuvool sinust läbi, et seda ei saa rahulikult hingates teha, vaid siin peab hakkama juba puhuma. Et nüüd hingata või siis puhuda niimoodi jõuliselt või tugevalt, siis sa võid proovida, kui hingad tavaliselt. Pane käsi omal siia õla peale ja tunned, kuidas habaluud ja rinnakorv ja kõik tegelikult liigub kaasa sinu hingamise rütmis. Kui aga tahad nüüd korraga rohkem puhuma hakata, siis on vaja appi võtta ka diafragma. Kui sa ei ole sellega varem tegelenud, siis vaata infot natuke internetist või mine kas või mõne spetsialisti poole, et saaks diafragmaga hingamise tööle. Üldiselt on see nii, et kui hingad sisse, siis täitub kõht, küljed, see osa, siit kõhu osa läheb nagu suuremaks, täitub just kõhuga. Ja kui hingad välja, siis läheb ka see osa väiksemaks. Kui sa nüüd hingad sisse, siis võid panna käed puusa ja tunneta. Kas käed liiguvad või mitte? Vaata ka peegli ees, et kui õlad väga tõusevad, siis sa hingad õlgadesse ja siis diafragma ehk selline mõnus toetuspunkt kahjuks ei tööta veel. Päris mitu korda pean puhuma ja väga tugevalt hoian kinni sellest, et ma hingan just kõhuga ja diafragmaga. Kui hakkab pea ringi käima, mis on täiesti arusaadav algajatel, siis vahepeal puhka ja mõne aja pärast proovi uuesti. Igapäevaselt, kui hakkad oma hingamist harjutama, siis see pearinglus hakkab ka ära minema.